Eile istusin Mõnu õues Mõnu roosiga maas ning seal on süles siuksed ilusad sukad ning siia on meetel veel kiendad ning muu Kihnu käsitöö ka juures. Aga asja pärast on Kihnu käsitöö teistmoodi kui Maisemaa kätetöö. Ja te ega ühes ju maakondas ju isemoodi riided, need nüüd öeldakse rahvariided, aga enne me peeti ju suksi riidi, nagu me praegu peamegi veel ju vanemad inimesed. Noh, aeg ju muutub ikka, aga see on meid riie, igapäevane riie. Ning seal on käsi sukad ning sa ennem rääkisid siia turistigrupile, et siin on igasugused mustrid siis, mis kõik tähendavad mõnda, et sasja siit suka pealt võib välja lugeda. Ja ma rääkisin nendele, et taimedega värvitud lõngast on Kihnu sukad kuotud kõik taimedega, nii et värvi maha ei anna ega valgusega ei muutu. Tumedamaks lähtad veel leegi. See on kaheksakand, see mis punasega siia paistab. See on neli seokast öit on sukakirjal, see on nüüd suur sukakirjakiri, suur lepp. On kõiki moodi, see on õieline, üks õis on siia 8 kanna sisse tehtud, aga muidu on sukal sama suur kiri. No siia on nüüd vahelapile tehtud. See on nüüd pisike lepp, 4. lepp. Kuotasse kas 3-kordne või 5-kordne. Kui tahetakse kõrgemat kirja, kui piinised lõngad on, siis tahetakse, et kõrgemad ning ilusamad kohe see kuotas jälle sinisega. See kuotasse kohe sinisega, seere lepp ka või mustaga, kuidas keegi tahab. See on nüüd pisikse õielise kirjaga. See on kassikepp. No kõik on nendel, kui me tuume teise käest kirja, kenda või suka kirjas, me räägime, mis kirja me tahtme. Kõik on nendel oma kirjad ju, nimed ju. Nende kirjel. Aga kas on sedasi ka, et kui tahad mere peal käimise sukka, siis pead ühtemoodi kirja tegema, et oleks mere peal kaitstud, ning kui tahad sioksi sukka asjaga hästi tantsi saab, et siis peab teised kirjad tegema? No tantsmana sekä jälle sokamis teistel põlemata jälle, et teisi huvitab ning õrritab natuke järge tegema ning vaatama ning ei, mere peal iga panas need ikka nagu ikka kõiki sukku, mis peetas, aga mere peal meie aastaga üle mere käisime, enne me üle jää, kui jää tegi siia mere peale suurel maal käisime, siis oli 3 paari pidi vähemalt olema, kui 4 paari oli ka veel, nii pastad olid seal otsas. Siis oli ükskõik, aga suurus pidi suurem olema, ikka läksid suuremaks. Kas sellel järjekorral, kuidas need mustrid siia pandud on ka mingi tähendus ning mis need kirjad kõik omaette tähendavad? Seda ei pole, see vaheläpp võib teine olla. Muutvad ju küll inimesed ning jälle, kui meeldi isemte kuotas teine, aga ikkagi see kanna taha kuotas see suur läpp, kirja suur läpp peab kanna taga täpselt olema ning seerel peab ka olema, kuidas kuotas suur läpp kuotas, miukse lapist hakatakse 3 lappi, jälle kuidas hakatakse, kust tuleb see täysläpp tuleb siia, nagu nähe on, noh punane jutt on küll vahele kuotud, madarapunasega, aga ikkagi nii pool siis siia, siis jääb seda ilusast, ikka oma järjekord, kuidas peab kuduma. Nii see pisike läpp öeldi see, mis siia kuotasse, kui tahetas kõrgemat kirja kududa, seda ei saaks kusagile siia teiste vahele, kui seerekiri kuotud on, siis kuotasse kirjakirjanik seerekirja vahele kuotasse pisike vaheläpp. Nii kõige viimast, kui sukagi seer on valmis kuotud, siis kuotasse hambad ka veel siia, miks keegi tahab, kas 3, 4 või 5 kordsi, iga 4 kordset. Nii kõige rohkem käis jooksed, see võetakse ikka põõsas. Aga sa jaoks need hambad on siis, et mis need teged sukaga? Ei, nad ei tea kedagi tega, nad hammustamise jaoks ei pole, aga me ei tea, mis pärast nende nimi on hambad öeldud. Ju sellepärast, et allakoonik soks on. Nende nimi on seda, see on kirjakiri, see on seerekiri. Need on teil seerekirjal, need on korrad, madarakorrad vahel. Kirjakirjale kuotasse sinised korrad ka vahele, nagu siia on kuotud. Aga kas mingit eraldi tähendus siis erinevatel kirjel ei põle? Noh, 8 kand, kui sedasi võtta, 8 kand on ju
kui haigus on, siis tehakse 8 kanda märke selle, kui iirissööt on üks nahahaigus, sihuke sammaspoolik vist selle kirjakeelne nimi, siis tehakse ühe jutikana, meie ennem kuulejaga viisnurka tegime, siis tehakse sedasi ühe jutiga see 8 kanda, selle haige, kus see iirissööt on, sõna peale, sõna kohtani kaotab. Kas joksi musturisi veel on, mis mõnda siukest teged? Ei tea, ühti seal öeldakse küll, et nõiamärk on silmus 4 nurk, et see siis halva mõjuga on, et sinna vahepeale kuutas teine on olemas, noh, palju kirju siuksi, aga kui lill seal vahel on, siis see ei mõjuta halvasti, siis hästi mõjub.